Meeli Tuubel, Valga perekeskus Kurepesa, ESTA juhatuse liige. Edasi Riina Kiik, sotsiaaltöö professor ja siis Norwegian University of Science and Technology ülikoolis Trondheimis Norras. Anu Toots, palun, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika teenekas professor ja Lauri Lepik. Lauri, ole hea, Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor. Ootan, Lauri, sind ka tulete sealt koos, väga tore. Ja olge head, võtame istet. Ma olen näinud siin, Signet, piinlik isegi öelda, ei jätkunud siin päeva jooksul nii palju saali silmi, Signe, et oleks näinud, kas olid, mis hetkel sa liitusid meiega. Hommikul vist päris, eks ju, valitsus tahab praegu remontimist kogu aeg, et sinna läheb palju aega. Et seetõttu sinu käest ei küsi, palun vabandust, küsin järgmises ringis kohe sinu käest, aga Meeli oli küll siin minu meelest juba hommikust peale. Mis võib-olla oli Meeli see tänases päevas selline üks mõttemammu, mille sa õrna varre küljest noppisid ja ise enda jaoks päeva jooksul juba haukasid. Me oleme siin päev otsa rääkinud sellest, milline see sotsiaaltöö tulevik võiks olla, mis tänastest ettekannetest on sulle jäänud? Ja me peame siit võtma neid kõneseadmeid ja nüüd jagama omavahel ka. Nii, töös on jah. Ja, et minule meeldis, ma pean küll ütlema, et ma tulin kaugelt Lõuna-Eestist, ma jäin tegelikult natukene hiljaks, et jõudsin teise ettekande ajaks. Et ka kõik need põnevad faktid tulevikuks, mis prognoositi, milliseks muutub meie, et see mõte, kuidas me oleme, kuidas 70-aastased on uued 20-aastased, siis, aga see hea elamus, et see üks töötuba, mis me siin tegime, millised on sotsiaaltöötaja tulevikuoskused, et minul oli küll ehe ja hea tunne seal sees, et seal olid, ma sain aru, seal olid vist praegused tudengid ja tegevsotsiaaltöötajad ja milline hea suurepärane tunnetus sellest tööst. Riina? Kui mina paneks selle kõik ühe sõnaga kokku, siis ma ütleks mitmekesisus. Olukordade mitmekesisus, inimeste mitmekesisus, noored, vanad, lõuna, põhi, linn, maa, mis iganes, mitmekesisus. Ehk selles saalis täna siia kogunenud kogemus, teadmised, laiem pilt, nägemine. Jaa, absoluutselt, mitmekesisus. Väga tore, Riina, aitäh. Lauri, kui palju sul on olnud aega siin päeva jooksul neid ettekandeid kuulata? Mis siit ettekannetest jäi, kui on olnud aega? Ma kahjuks ei olnud siin hommikupoolikul selles pealelõunise osas. Aga eks me loomulikult püüame mingeid visioone sellest tulevikust ette maalida. Aga kui mõtleme tagasi, et kas me 25 aastat tagasi nägime ette seda, et kus me oleme täpselt täna. Ja tõenäoliselt me ka arvasime midagi, aga päris sellist adekvaatset pilti meil ei olnud. Ja ma arvan, et sama on ka selle tulevikuga, et ega me ka oma kõige paremas teadmises seda ajastu vaimu ei suuda ette näha, mis meid siin kuskil 25 aasta pärast ees ootab. Et meil võivad olla teatud soove ja teatud kujutelmasid, aga maailm võib minna oma soodu. Jaa, aga läheme ikkagi proovime seda kuidagi kirjeldada, mis seal meid siis ees võiks oodata. Et see on minu arust ühest küljest on see muidugi nagu ülikeeruline, sest et kui me võtame siit 25 aastat tagasi, me hakkame kohe mõtlema, eks ju, 25 aastat edasi, siis 25 aastat tagasi ei olnud sellist asja. Ei olnud nutitelefoneid nii, nagu me seda nagu täna tunneme, mingid esimesed mudelid vist küll olid, nad olid tohutult kohmakad, Apple'it ei olnud, eks ju, et sellest on ikkagi väga palju aega möödas. Aga samas, inimesed sõitsid trammiga siit Kadriorust Koplisse, sõitsid Tondile, eks ju, käisid toidupoes, siin samas toidupood oli olemas, ei olnud Selver, aga oli vist see kassinäoga pood, nagu ei ole väga palju muutunud. Ja kindlasti on ühiskond saanud mingis asjas nagu jõukamaks, aga samas, mis seal ikka, üks toetus siin, üks toetus seal, laias laastus, mingi selline pildivahe. Nii et siin on mingi selles küsimuses on selline, kui tõmmata seda 25 aasta nagu joont, ikkagi mingi selline tugevam nagu vastandlikkus sees.
ühest küljest saame prognoosida, teisest küljest ei saa prognoosida. Ma korraks, Signe, paluksin, et sa laseks lahti poliitiku rollist. Miks te naerma hakkate kõik kohe? Mina usun, Signe, seda on ikkagi nagu diplomeeritud siin selle kooli lõpetanud, suudab kehastada ennast korraks, ütleme, vilistlaseks, eks ju. Mõtleme niimoodi, mõtleme vilistlasena, tudengina. Mis sa usud, mis on 25 aasta pärast sotsiaaltöös ilma igasuguse kahtluseta alles? Ehk kui ma kirjeldasin siit Kadriorust Koplisse sõitvat trammi, see on alles 25 aasta pärast ka, mina usun seda, aga mis sotsiaaltöös alles on? No kui me vaatame 25 aastat tagasi ja võrdleme tänast päeva, siis mis ei ole nagu muutunud, on inimloomus, inimeseks olemine, baasvajadused. Ja kui me võtame 25 aastat edasi, siis kindlasti see kõik on täpselt samamoodi alles. Ja rääkides sotsiaaltööst, siis sotsiaaltöö kontekstis me ju püüame toetada, juhendada, järgi aidata, ükskõik kuidas me seda nimetame, neid inimesi, kes on takerdunud ja ongi hädas selle inimeseks olemise toime tulemisega. Nii et ma arvan, et see põhiliin jääb alles. Nüüd, küsimus selles, et millised on inimeste ootused ja kuidas me neid ootusi Ma ei ole seda täidame, küsinud veel muidugi. siis seda, nii nagu Lauri ütleb, on väga raske ette kujutada, sest tulevik, ma arvan, on palju ettearvamatum, kui ta on olnud seni, sest muutused on palju kiiremad ja mõeldes korra veel mineviku või selle alguse peale, kui ma astusin 93. aastal Sotsiaalministeeriumi uksest sisse noore ametnikuna, siis mul oli laua peal trükimasin ja kapi otsas venekeelne trükimasin. Et kui sa siin näitad mulle seda tabletit, siis tuli see pilt meelde. Jaa, aga ma kohe küsin kindlasti seda, eks, mis see meie prognoosimise väljakutse on veel eraldi ka, kindlasti sellest tehnilisest keskkonnast ja infoühiskonnale omasest kiirest muutumisest jõuame ka rääkida, aga mulle väga meeldis see, mida Signe siis ütles selle kohta, mis jääb. Anu, mis jääb veel? Mis on tõenäoliselt või sinu nägemuses kindlasti olemas aastal 2050, mis vaatab siis sotsiaaltöö valdkonna poole? Mis on olemas kindlasti? No, minu taust teatavasti ei ole sotsiaaltöö, vaid politoloogia. Ja ma ütleks, et 25 aasta pärast on alles seadused, kõik regulatsioonid. Ma loodan, et neid ei ole 4 korda rohkem kui täna. Ehk Eesti riik, ärme mõtle isegi sõda, vaid sellisel kujul ikkagi riigid on ju olemas, eks ju. Riigid on alles, heaoluriik on alles, regulatsioonid on alles. Kõik see, mis sotsiaaltööd kujundab ja suunab. Jah, mis raamib, jah. Riina? Ja mina olen nõus sellega ka, et kontekst on olemas, Eesti Vabariik on jätkusuutlik ja mis on alles, on need kõik asju tehisaru arendada ei saa, tehnoloogia arendada ei saa, aga ma arvan, et sellel on väga suur osa sellest, kuidas need suhted, millega sotsiaaltöötajad omavahel suhtuvad ja võib-olla nende abivajajatega suhtuvad, on sellest nagu mõjutatud, aga see suhe kui selline on ikkagi alles. Ehk siis kehtib see, et on keegi, kelle suunas sotsiaaltöö töötab, eks ju, ja siis sotsiaaltöötaja nende omavaheline suhe. Ja ma arvan küll. Ta on ainult juba enamasti ühtedes ja nullides ehk digitaalne või see on ikkagi suhe inimeste vahel? Ei, ma arvan, et mõlemad peavad alles jääma. Sa ei saa välistada ühte teisele. Aga on mingid asjad kindlasti, mida sa saad teha kiiremini, paremini, innovaatilisemad, kui sa kasutad nii-öelda tehisaru ja selliseid abivahendeid. No, ärme veel sinna juurde lähe veel sügavamalt jõuame kohe. Meeli, mis on 25 aasta pärast alles? No kindlasti tänase päeva konteksti öeldes on sotsiaaltöötaja kindlasti alles ja inimese kujul. Et sellist, me ei kujutaks ette teistsugust lahendust. On palju teisi ameteid, on ka alles, aga on palju teisi ameteid ka, mida lahendatakse teistmoodi ja mis olemuslikult kaovad ka. Et meil on lihtsalt, meie väljakutse on siis harjuda ja ümber õppida. Lauri, tahad sa juurde panna midagi? Teeme nii, et meil siin jagame 3 peale, tee 2 peale. No, eks aja kulg kindlasti on kiirenenud ja me teame seda, et mida vanemaks me saame, seda kiiremini see aeg hakkab ka jooksma. Sellepärast kutsusimegi siia ainult noored inimesed täna. Just. No, ma usun, et
et kui mingit suurt häda ei ole juhtunud, siis ma olen 85-aastane 25 aasta pärast ja loodan, et ma tulen jätkuvalt toime ja olen krapsakas ja osalen selles ühiskondlikus elus ühel või teisel moel. Nii et ma usun, et nii nagu me siin ka emeriitprofessor Taimi Tulva näol näeme, et vanus ei ole takistus selleks, et osaleda. Nii et ma arvan, et hulk inimesi, keda me täna siin saalis näeme, on jätkuvalt sotsiaaltöös ka aktiivsed ja hoiavad seda äärejala üleval. Näpates nüüd Laurilt siin seda mõttekäiku, et mitte ainult siis vanuse kasvades ei lähe aeg kiiremaks, vaid mulle tundub, et see ajakulu taju on tervel ühiskonnal muutunud ja muutunud väga lihtsal põhjusel. Me elamegi infoühiskonnas, mida see katusmõiste tervikuna siis kõike eneses ei sisalda, aga laias laastus sellise kokkuvõtte saame teha. Mis väljakutse see sotsiaaltööle on? Kas me siis tuleme sellega toime praegu või ei tule, on nagu ise küsimus, aga mis väljakutset te näete selles praeguses olukorras, infoühiskonnas, selles, kuidas me elame, infot hangime sotsiaaltööle? Kes tahab alustada? Ma võin alustada, et ma arvan, et siin on kaks poolt. Üks pool, mis mõjutab kliente, ehk et tegelikult infoühiskond, kiired muutused, see mõjutab inimesi paratamatult ja ma arvan, et üks osa vaimse tervise probleemidest või siin ka eelmises etteastes kirjeldatud endise IT-spetsialisti elamine seal metsas ja telgis, et need on vaimse tervisega seotud küsimused ja seda on tulnud rohkem peale. Et ma arvan, tänu sellele tempole ja sellele infole, mida me ei suuda tegelikult enam nagu vastu võtta, läbi seedida ja sellega edasi minna. Aga nüüd sotsiaaltöö poole pealt, ma arvan, et me täna tegelikult ei kasuta ära maksimaalselt neid võimalusi, mis oleks. Me oleme tegelikult üsna hädas lihtsate asjadega. Jätkuvalt meil on riigil erinevaid infokilde, mida me kokku ei suuda panna, analüüsida ei suuda, rääkides kas või nagu kõige lihtsamast statistikast. Teine pool, loomulikult jäävad sotsiaaltöötajad, hooldajad inimestena alles, aga juba praegu on maailmas ja natukene ka Eestis kasutusel dementsetel näiteks koerad, eks ole, kes seda lähedust pakuvad või seltskonda pakuvad, aga ka muud robotid, kes tegelikult asendavad moel või teisel kas suhtlust, puudutust või muid aistinguid, eks ole. Et kindlasti tuleb ka see peale, kui palju, mismoodi, ega me tegelikult ju lõpuni ei tea. Ja AI ärakasutamine kindlasti on sotsiaaltöö arendamise kontekstis, õpetamise kontekstis, võib-olla selles vahetus sotsiaaltöös ma liiga palju seda AI kasutamist ei oskagi täna ette kujutada, aga ma ütlen, kõik muutub nii kiiresti, et nagu Lauri ütles, et me ei oskagi seda ette kujutada, mis 25 aasta pärast on. Aga selge on see, et kogu tehnoloogilist baasi, mis oleks ka täna võimalik, me ei ole ära rakendanud. Jah. Ja, et ma võib-olla haaran siit ministri sõnasabast kinni teemadega, mis Signe just esile tõi, et tõepoolest neid infotehnoloogilisi lahendusi me oleme tänases praktikas üpris kehvasti kasutusele võtnud, et ma olen vahepeal teinud väikse tiiru kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööst ka poliitika kujundamises ja jõudnud tagasi teenuseosutaja tasandile ja täpselt neid samu andmeid ja aruandeid, mida ma tegin 10 aastat tagasi, samamoodi paberi peal, tegin ma äsja nüüd märtsis ja ma vabandan, aga ma vandusin seda registrit, see HVeeb ja Star, et väga kahju on näha, kuidas muu infotehnoloogiline ühiskond lendab meist mööda ja me oleme seal kuskil oleme nii aeglased ja kohmakad, et ma tegelikult arvutan oma lapsi, arvutan kokku paberinurga peal ja niipidi ja teistpidi ja tulemus on ikkagi vale ja minu aeg kulub kogu aeg, minu kui selle tehisaru aeg.
korraks lisan lihtsalt seda, et seesama rumala töö tegemine, mida saavad arvutid ja infotehnoloogia asendada, et see tuleb nagu ära asendada. Ja see ilmselt tegelikult juhtub ja juhtub kiiremini kui 25 aastaga, sest inimesi on meil alati vähe ja saab olema veel vähem. Töökäsi, teenusosutajaid ja inimene on sotsiaaltöös nagu kõige keskmes. Midagi ei ole parata, ehk et me peame selle rumala töö inimestelt ära võtma. Ja, Anu haaras mikrofoni järgi. Just, ja et ma liitun selle kriitikaga, aga ma paneks siia nagu teise tahu juurde, et selle nagu tehnoloogilise arengupeetuse kõrval on minu meelest ikkagi võtmeküsimus seesama inimene. Ja ma ei mõtle siin neid IT-arendajaid, vaid ma mõtlen süsteemistrateegia, kes oskavad ikkagi vahet teha, et millist infot meil tegelikult vaja on. Sest nagu sa küsisid, et mis selle infoühiskonnaga on, minu meelest me oleme alla jäänud. Me oleme alla andnud, õigem öelda alla jäänud, et see infotulv on meid lihtsalt nagu ära uputanud ja ametnikkond ei oska ka, et mida teha. Ja kui infot tuleb nagu hästi palju peale, siis nagu kõike seda tahetakse kasutada. Aga kui võrrelda, ma ei tea, söögi... Kuidas? Et kas kasutatakse, see on see murevaat, et me korjame küll, aga kas me tegelikult ka seda kasutame? See on ka probleem, jah, et me korjame kokku ja ei tee sellega mitte midagi. Ja ma ütleks ka, et sellist infot ei tohi kogudagi. Et see on natuke see jutt, et kõiki andmeid küsime ainult ühe korra, aga võib-olla mingid andmeid ei ole vaja üldse küsida, mitte ühtegi korda. Et minu meelest see on nagu väga fundamentaalne küsimus. Et kes, ja see saab olla ainult inimene, mitte masin või algoritm, kes ütleb, et neid andmeid me vajame, et edasi liikuda. Ma natuke sünteesin ja Riina nüüd, ehkki ma saan aru, et on mingi juba oma mõte ka, mida tahaks vastata, mis selle infoühiskonna juures see väljakutse on, aga ma ikkagi sünteesiks natukene ja võtaks korraga Anult, võtaks siit varem kõlanud mõtetest, aga ka sellest kogukondlikkuse teemast. Et mulle ikkagi tundub viimasel ajal üha sagedamini, et me vaatame ühiskonda, nagu vaatame muidugi läbi mingite nagu prillide, aga me näeme valesid asju. Ja mida ma toon näiteks selle sama kogukondlikkuse, et öeldes, et kogukondlik on näiteks Valga, Valga linn on seal üks kogukond või ka mõeldes siin Koplit, Põhja-Tallinn, et see on üks kogukond. Et jah, seda saab vaadata nii, aga Valgas on tõenäoliselt grupp inimesi, kes on Põhja-Tallinna inimestega täiesti moodustab oma kogukonna, kelle hulgas tõenäoliselt on veel keegi kuskil Suurbritanniast, tõenäoliselt Soomest, kust iganes. Ja see kogukondlik side, mis on nende jaoks digitaalsel platvormil, see on palju nagu tihedam kui see, et ma elan Valgas või elan siin Põhja-Tallinnas. Ja neid mudeleid me lihtsalt eri vanusegruppides, eri huvirühmades, me ei näe neid üldse, sest kui me küsitluse kaudu teada ei saa, siis me ei saagi teada. Me lihtsalt ei näe seda. Statistika ei anna meile neid asju kätte. See on üks kirjeldus sellest infoühiskonnaga tekkivast nagu peavalust, mis sotsiaaltööl on. Selle grupi sees võib liikuda väga nagu sotsiaalset sidusust kahtlustav või kahjustav mingi selline käitumismuster ja me lihtsalt näeme selle järelmeid isegi mõistmata, miks see puhkeb mingil hetkel. Ma konstrueerisin nüüd mingi sellise süsteemi. Aga mulle tundub, et neid on üha rohkem. Ja siin ei piisa sellest, et meil on veel rohkem infot, kui me ei oska õigest kohast otsida, nii nagu Anu ütleb. Ja võib-olla, ma isegi ei tea, kuidas ma sellele võiks vastata, aga kui ma hakkan nüüd kuskilt poolt seda lõngakera arutama, siis ma mõtlen seda, et see kogukonna tunnetus ja see, et mina kuulun Eesti kogukonda, ma olen suviti alati siin, enamus ajast olen ma Norra kuningriigis, aga mul on see tunne, see, et sa tuled, eks on hästi oluline. Ja kuidas sa seda tunnet nagu hoiad ja minu jaoks näiteks on äärmiselt oluline see, mis peale pandeemiat juhtus või õigemini pandeemia ajal, kuidas digitaalne kommunikatsioon tegi kõik asjad palju lihtsamaks. Sul on lihtsalt olemas need vahendid ja siis on see kriitiline mõtlemine, kuidas sa teed niimoodi, et kogu sinu elu ei muutuks selleks digitaalseks. Aga ma toon näiteks ühe sellise näite, et mul on endal üks doktorant, kes on tegelikult madalmaadelt pärit, elab Norras ja elab koos mehega, kes on Bangladeshist pärit. Väga rahvusvaheline perekond ja ta ütles, et nendel on aastane laps.
Minu laps on nädalas 2 tundi digitaalne, sellepärast et ta räägib oma vanavanematega, kas on hea või halb. Aga ta tahab olla nii-öelda osa sellest kogukonnast ja osa sellest kogukonnast. Et ma arvan, et see on natukene see, et kuidas sa seda nii-öelda tasakaalu leiad, ja siin on see sorteerimine väga oluline, mis on hea, mis on natuke paha, kui väga lihtsustatud öelda. Aga tulles tagasi selle alguse küsimuse juurde, mis sul oli see, et kuidas see digitaalne kommunikatsioon muutub võib-olla sotsiaaltööd ja mis me teeme, sellega siis ma arvan, et need digitaalsed oskused sellel põlvkonnal, kes praegu tuleb, on need iseenesest olemas, nii nagu võib-olla meil omal ajal keelteoskused või mida iganes, lugemisoskus ja nii edasi. Et see on äärmiselt oluline ja neid oskusi nagu mitte edasi arendada ega täiendada, see oleks just nagu tulevikku nii-öelda seljaga ees minemine. Ja võib-olla üks moment veel, mida ma arvan, mis võiks olla natuke selle lahenduseks sellele, mis infot me kogume ja kuidas me kogume, et kui sa saaksid panna sotsiaaltöötajad kokku nende programmeerijatega, kes teavad IT-d, aga nad ei tea sisu, mida nad küsivad, ja sellest erinevate nii-öelda erialade ja professioonide koostööst võiks saada midagi mõistlikku. Mina näeks nagu seda. Ja, siit vabalt, kui keegi tahab kohe midagi juurde lisada, siis andke kohe tulla. Ma ei ole kindlasti väga hea nii-öelda visionäär, et tulevikku ette näha, aga ma panen tähele erinevaid suundumusi. Et üks suundumus kindlasti on just see, et tekivad sellised väga erinevad veebipõhised kogukonnad, kohalikud kogukonnad, inimesed kuuluvad erinevatesse kooslustesse, millega nad ennast seotuna tunnevad. Ja et selline killustumus tõenäoliselt ikkagi pigem nagu suureneb. Et mul on raske kujutada ette, et näiteks Valga oleks üks kogukond, seal on nagu väga palju erinevaid kogukondasid, sest see on liiga suur kooslus selleks, et ta nii-öelda kuidagi toimiva üksusena saaks ühel meelel tegutseda. Nii et selline nii-öelda paralleelsed kuuluvused, rollide hägustumine, sellega seotud probleemid, millele Signe ka viitab, see on väga tõenäoline. Aga teiselt poolt on meil, mida me näeme eriti suuremate ühiskondade puhul, aga piisavalt ka väikeste ühiskondade puhul, et lõpuks taandub kõik kuidagi pidi vaatamata kõigile nendele erinevustele, et umbes ühtedeks ja nullideks, et kas sa oled konservatiiv või sa oled liberaal. Ehk et see mingisugustesse suurtesse rühmadesse, mingite väga isegi triviaalsete ja väga lihtsakoeliste valikute põhjal kipub ka nagu ühiskond taanduma. Ja need 2 paradoksaalset suundumust nagu toimuvad samal ajal. Ja osad on õnnelikud ja teised ei ole nii õnnelikud selliste arengute üle. Nii aga mis puudutab seda infoühiskonda, jah, loomulikult, et inimese roll nende ülesannete püstitamisel nagu jääb nagu väga oluliseks, aga et kui me praegu oleme korjanud suure osa andmeid, millega me hästi ei oska hakkama saada, me ei tea, mida me sealt saaksime kätte, mida me ei saaks kätte, siis mingis mõttes selline sotsiaalteadlasena ma ütleks, et parem, kui meil need andmed on, kui meil neid andmeid ei ole, sest et võib-olla, et kunagi me oleme targemad ja me oskame sellele tehisarule need ülesanded püstitada, nii et ta selle nii-öelda mõistliku info sealt välja sünteesib. Ja sotsiaalteadlasel veel kord, et me tahame näha ka mingisuguseid aegridu ja mingisuguseid muutusi. Selleks me neid jälgida saaksime, meil peaksid olema pika aja kohta mingid andmed. Sest kui meil neid ei ole, et me ühel hetkel otsustame, et seda pole vaja, jätame selle ära, et siis me ka kaotame ära selle võime kunagi mingeid trende nagu analüüsida. Ma siin natuke vaidleks vastu, mitte põhimõtteliselt. Arheoloogias on selline põhimõte, et kui ei olda kindlad, et leitakse mingi muistis, see on veel maa sees sügaval, ja kui ei olda kindlad, et on piisavalt nagu oskusi ja tööriistu ja vahendeid selle põhjalikuks läbikaevamiseks, siis seda ei puuduta. See jääbki sinna maa sisse nii kauaks, kuni siis asjad arenevad. Aga minu meelest see, et me korjame infot ja siis hoiame seda kuskil, et äkki kunagi läheb vaja, et see ei ole nagu see sama, mis arheoloogia põhimõte. Sellepärast, et info korjamine ka maksab.
et see on see, et tasuta lõunaid ei ole olemas, et me lihtsalt jällegi nagu koormame riiki, koormame inimesi, sellega sotsiaaltöötajaid ka, sest keegi peab seda infot koguma, täitma jälle neid tabeleid, siis keegi kuskil arhiveerib neid, keegi hoiab mingi suuri serveriparke, siis see crashib, siis saab ajakirjandustööd, et kirjutada, kuidas kõik on läinud pekki, osad andmed lähevadki kaduma, et ühesõnaga info kogumine, hoidmine on ka koorem riigile ja selles mõttes peab ikkagi mõtlema. Ma olen Lauriga osalt nõus, et andmeid on vaja ja meil on mingid andmeid on puudus, aga samas see on ka suur nagu probleem. Aga see on kindlasti... Mikrofon. See on kindlasti asi, mida saab rohkem automatiseerida võrreldes sellega, nagu see seis täna on ja kus ka siis just sellele tehnoloogilise arengule natuke ruumi on. Aga muidu ma olen nõus. Ma panen siia juurde. Mina tajun siin nagu kahte suunda. Et üks ütleb, et kogume, vaatame ja siis kui õpime, oskame, siis hakkame sügavamalt analüüsima, mis lõpuks võiks välja viia selleni, et meil ei ole sotsiaaltöötajat vaja selleks, et tuvastada, suhelda, rääkida, vaid et osutada teenust, sest arvuti oskab aegreast välja võtta muutused, näeb, elektritarbimine vähenenud. Miks ta nüüd enam telekat ei vaata? Sissetulek ka muutunud, eks ju. Siis näeb, et oi, et on tekkinud mingi uus sissetulek nagu seda tüüpi, järelikult talle selline teenus. Julgen pakkuda, et Lauri kirjeldab sellist. Anu ütleb, ei, seda ei saa. Meil ei ole mõtet minna kaevama, see läheb nii kulukaks, et meil on lihtsam hoida suurt pilve siis sotsiaaltöötajaid, kes siis kontaktis olles annavad siis selle parima inimesega suheldes teenuse. Kumba pidi läheb aastat 2050? Sa täitsa ilma asjata nagu vastandasid siin kahe panelisti arusaamu. See on paneel, me peame vaidlema ka millegi üle natukene. Minu meelest nad nagu nendes küsimustes, mis sina kirjeldasid, kindlasti väga erimeelt ei ole. Aga need on üsna erinevad asjad ja üsna erinevad andmed, et me räägime siin nagu andmetest niismoodi laia pintsliga. Ja tegelikult peaks rääkima natuke detailsemalt selleks, et asjadel vahet teha. Millega me tegelikult ju praegu tegeleme, on see, et olemasolevate andmete teisest kasutust. Et see on siis mitte isikustatud, aga et me saame teha suuri järeldusi nagu suurtes nii-öelda struktuurides ja arendada teadust ka läbi selle, eks ole. Et see on nagu üks liin, mida tervishoius näiteks praegu välisrahadega püütakse teha ja ei ole kerge, et hirmsasti pusitakse. Nüüd teine asi on see, et kuidas me saaksime ära kasutada siis seda AI-d ikkagi selle esimese küsimuse juures, et mis 25 aasta pärast on, et kas me suudame talle anda piisavalt nagu andmeid, adekvaatseid andmeid, mille pinnalt tegelikult ka selliseid vastuseid tulevikumudelite kohta me hakkame saama ka infotehnoloogiliselt ehk et AI-lt on ju. Ja detailsemalt on võimalik siis seda juba mõne, ma ei tea, teenuse või mõne muu sellise struktuuri juures kasutada. Ja see nüüd, mida sa lõpuks kirjeldasid, eks ole, et me vaatame informatsiooni, mis puudutab konkreetse inimese, konkreetse mingi mõõdetava tunnuse hetkelist muutust ja et sellele reageerib kuskil mingi süsteem ja kas see süsteem on inimene või arvuti, selleks, et see info kätte saada, siis see reaktsioon on tõesti elektrooniline või arvuti, aga lõpuks, et see tegu teha, on tõenäoliselt ikkagi inimest vaja. Aga me päästame terve hulga seda rumalat tööd, et inimesed peaksid siis füüsiliselt temperatuuri kontrollima minema või veel mingit muud sellist asja tegema. Aga me ju tegelikult, meil on olemas teatavad vahendid ja võimalused juba võimekus panna temperatuuriandur, kukkumisandur, veel mingid andurid, eks ole, mis tsentraalselt annaksid informatsiooni ja sotsiaaltöötaja saaks põhimõtteliselt reageerida sellel hetkel, kui üksi elav vanemaealine on olnud kauem kui 3 tundi, ma ei tea, 15 kraadis, sest kukkus korteri temperatuur, tähendab, midagi on lahti. Muid andureid ka sinna. Et koduteenuste arenduses, ma arvan, on väga palju võimalik seda tehnoloogiat ära kasutada.
Või siis teine teema, mida ma olen ammu tegelikult ka rääkinud, me hindame inimesi ja anname neile siis otsaette sildi, et sul on vähenenud töövõime, puuduv töövõime, siis on meil puude raskusastmed, mida me seal hindame. Vaat see on nagu see asi, mida tegelikult meile siis elektrooniliselt teadaoleva informatsiooni pealt oleks võimalik inimese kohta öelda automaatselt ja ka mõned siis teenused või toetused võiksid laekuda automaatselt. Täna on meil ainult üks automaattoetus ja see on üksi elava pensionäri toetus, ainult üks. Nii, Riina, tahaks kuulda seda korraks, et kuidas sa siis kommenteerid, et kas jah, Signe siin tõi nagu väga konkreetsed dimensioonid mängu, aga 2050. Ja ma jäin natukene mõtlema selle peale, nagu ma ütlesin, et midagi on kindlasti võimalik selle nii-öelda tehisaruga teha, nii et ma saan aru, seda rumalat tööd ei tehta. Aga siin on nagu üks probleem veel või ütleme teema, mida võiks ju vaadata, on see, et kui me näeme seda, et temperatuur langeb ja siis on midagi veel, et mis on nagu juhtunud, aga et isegi kui tal nii-öelda see temperatuur langeb, et kas ta nagu ise tahab seda abi saada või mitte, minu jaoks tulevad siin ka teatud sellised eetilised küsimused, et kui palju me siis nagu sekkume. Et võib-olla mulle lihtsalt meeldib natukene külmas olla, aga keegi ei näe seda, kas ma olen söönud või mitte. Et selles mõttes, et kõiki asju sa nagu ilmselt ära robotiseerida ei saa, et sul see inimese suhe jääb alles ja teine asi on see sama, mida ma veel kord rõhutan, on see selline kriitiline suhtumine, aga iganes sellesse tehnilisse, seepärast, et need eetilised valikud, mida sotsiaaltööd alati teevad, need ma arvan ei kao ära isegi mitte siis, kui seda tehnoloogiat kasutada. No, Meeli siin üks küsimus tuleb ka, ma lihtsalt korraks Meelile, ei, see tuleb Meeli, see on meil. Nii, Meelile, et kas sotstöötaja on andmesisestaja, kes otsustab ennetuse, kui inimene ise ei saa otsustada, millal ta on valmis muutuseks ja mis tal vaja on. Et sealt hakkab see pihta. Et muidugi sotsiaaltöötaja ei taha olla andmesisestaja, eks ise kirjeldasid, kui palju tuleb sisestada andmeid. Me otsime võimalusi selle automatiseerimiseks, aga automatiseerimise tulemusena lõpuks avastame, et see automaat on ikkagi palju parem nende siltide panija ja suudab palju efektiivsemalt välja mõelda selle teenuse ja ütleb sulle lihtsalt sinna, et mine puhu peale. Et küsimus on selles, et kas see ongi reaalne tulevik. Ma miskipärast ei usu seda. Miks? Me tehnoloogiliselt kindlasti jõuame selleni, kuid me ei jõua selle õige otsuseni, et mine puu peale. Sellepärast, et mulle väga meeldis see mõte, mis oli Reeli Sirotkina ja Kersti Kriisk ühises artiklis eile, mida nad täna oma ettekannetes käsitlesid, et ükski algoritm ei saa kunagi asendama seda inimlikku otsust, mis arvestab seda, et ta näeb kas või sinu kehahoiakut, sinu ümbritsevat keskkonda, tajub ridade vahelt asju ja teades midagi ühelt või teiselt poolt, teades minevikust või aimates tulevikku. Et just see selline unikaalne oskus on inimesel ja seda ei asenda kunagi tehisaru. Loomulikult, nüüd see küsimus nendest andmetest. Ma ise niimoodi korraks ka nüüd nagu panin ennast nüüd sellesse tulevikupensionäri rolli, et 2050 olema 75. Ja ma ei tea, ma ei ole kindel, kas ma tahaksin olla andurite all vana inimene, kellel mõõdetakse... Igal hommikul saab minna, sul on nagu see, mul on ka 75, ma kujutan hästi ette, et seal on toru, eks ju, puhud sinna sisse, kõigepealt öeldakse kaine, tubli. Õnneindeks 8,6, eks ju, et see kuidagi on võimalik ikkagi võtta mingist meeleseisundit. Ja siis läheb sotsiaaltöötaja vaat, Urmas, huvitav kaine täna, aga näed, õnneindeks 8,6. Ei, no siis on kõik hästi, ma ei sekku rohkem. Et sa ei kujuta ette, et sa päriselt kuidagi niimoodi sellisel kombel töötaks? No ma ütlen, et need tehnoloogilised arengud on küll väga kiired, meie tehisintellekt areneb, kasvab iga päevaga, et see on täitsa võimalik, aga minule on seda raske vastu võtta. Mul oli kell käe peal, ma olin tuulegeneraatorite avaliku arutelu juhtisin. Kell ütleb, Urmas, kas sa teed sporti? Pulss 130, mis toimub? Äkki istuks? Ta teeb seda juba täna, eks ju, et ta tundis ära, et vana inimene on siin hüppesse aetud. Et võtame natukene nüüd rahulikult. Sotsiaaltöötaja oli kaasas, oli laetud õnneks. Anul oli samamoodi ka kell. Mingi hetk kell hakkas vibreerima ja sellepärast, et pulss läks üles ettekande ajal.
Ma tegelikult tahtsin öelda, et me räägime siin enda tunnetuse baasilt, on ju, aga me rääkisime enne ka seda, et noorem generatsioon tuleb peale ja nemad on tegelikult selles infotehnoloogilises asjas nii sügavalt sees, et võib-olla nende ja ka võimalik, aga võib-olla nende ootus on just nimelt see, mida meie kardame, et me tegelikult ei tea ja seda tulevikku kujundavad väga paljuski ju nemad. Ja mis puudutab seda Riina sinu sisse toodud teemat, inimese tahe, vot see on nagu ülioluline, millega peab arvestama ja mis pruugib kaotsi minna, kui me tohutult automatiseerime asju. No tahtsin lihtsalt öelda kiiresti vahele, et jah, see tehnoloogia põlvkond, kes on nagu siis sealt juba varajasest lapsepõlvest peale nende seadmete sees elanud ja oma elu ilma nendeta ette ei kujuta, nemad veel ei ole 2050 seal selles sihtrühmas. Aga andmepõhise otsustamise kohta, et aeg läheb kiiresti, aga ma arvan, et see oli umbes 3-4 aastat tagasi, kui Sotsiaalministeerium korraldas sellise hanke, ja Tallinna Ülikool sai ka pakkumiskutse, et kasutage kõiki olemasolevaid registriandmeid, mis Eesti riik kogub ja kirjeldage palun meile algoritm, mille alusel võiks ennustada, et kes hakkab 75-aastase vanuses abi vajama. Ja ma lugesin selle pakkumise kutse läbi, ütlesin, et see on nonsense, sihukest jama ei ole mõtet teha ja me ei esitanud pakkumist. Tartu Ülikooli Rake esitas selle pakkumise ja võitsid selle konkursi. Nad kirjutasid selle raporti valmis ja nende järeldus oli selline, et jah, sellist ülesannet me paraku ei saanud lahendada, aga et me teeme natuke midagi muud siin selle asemel. Need hakkas ikkagi sügelema, oleks pidanud selle raha vastu võtma. No ühesõnaga just, et isegi selles olukorras, kus meil on päris palju andmeid kogutud registrites, nii siis Haigekassa tervise infosüsteemides, nii selles Staaris, nii Sotsiaalkindlustusametis, kõik, kus meil on. Aga seda, et ütleme, et paralleelina lihtsalt, et kõik autod sõidavad senimaani, kuni nad lähevad katki. Aga millal nad täpselt katki lähevad, seda me nagu ei oska ette öelda, sellepärast, et isegi sama marki autod, võib-olla teatud marki autod sagedamini lähevad katki ja teised on natuke vastupidavamad. Ja sama võib ka inimeste puhul öelda ülekantud tähenduses, aga et millal see täpselt kõik juhtub, seda me ei tea. Nii et päris sellise masinapõhisele otsustamisele me üle minna ei saa. Aga see ei tähenda seda, et tehnoloogial mingit, kindlasti tehnoloogia roll suureneb. Me peaksime nagu hästi endale aru andma, et mida tehnoloogia teha suudab ja mida ta teha ei suuda. Ta suudab nagu fakte aidata meil meeles pidada, ta saab meil teha kasutusmugavust palju kergemaks, ta saab meil aidata arutada asju, mida me ise arutada ei oska, ta saab meil meelde tuletada, me saame mingisugused jälgimisseadmeid inimestele panna. Aga nii nagu siin ka eelnevalt gentlemanid ütlesid, et ega ta inimlikku lähedust väga hästi ei asenda. Nii et kui ma saan Selverilt sünnipäevaõnnitluse, siis ma tean, et see on lihtsalt üks automaat meil masspostitus. Mina ikka rõõmustan siiamaani. Näe, kus mõtlesid mu peale jälle. No just. Või et kui ma saan linnaosa vanemalt mingi jõulukaardis, ma ju tean, et see on lihtsalt masspostitus, mis on osa tema valimiskampaaniast. Eks, et ma olen õnnelik, kui abikaasa mind õnnitleb või poeg või õepoeg, et need on need, mille üle ma olen õnnelik. Eks, et mitte siis sellise tehisaru sillituse. Kui sa nüüd jätkad, siis sa ütled, et jõuluvala ei ole ka olemas, aga sinnani ma ei taha välja jõuda. Ole hea, Signe. Jaa, et see näide, mis sa tõid, kirjeldab minu meelest nagu väga hästi seda, et ega me ei oska ka küsida. Aga selle näite puhul ja see tulemus, mis sealt Rakest nagu tuli, oli tegelikult viide hoopis järgmistele teemadele ja muredele, mida Anu alguses ütles. Ehk tegelikult seadused on meil ka tulevikus olemas. Ja Rake töö tulemus oligi sisuliselt see, et meil on need seadusandlikud tõrked,
miks me neid andmeid ei saa kätte ja kokku panna. Ja siin on tegelikult nagu üks ülioluline asi, et infotehnoloogilise arengu kõrval me peame vaatama oma õigusruumi, mis praegu tohutult kaitseb üksikisiku delikaatseid isikuandmeid, aga ka ettevõtjaid, erinevaid osapooli. Et kas me saame niimoodi edasi minna ja siis saavutada kõiki neid infotehnoloogilisi võimekusi või me peame seal kõvasti muutma, ilmselt me peame muutma. Et see on nagu paralleelne asi, millega tuleb tegeleda. Aga muideks ma ei tunne rõõmu isegi nendest Facebooki sünnipäevaõnnitlustest ausalt öeldes. Mina te kirjutan alati ikkagi ise, nagu ma ei pane see põss või midagi. See on lihtsalt nagu number, eks ole, mis mul lõpuks on. Täna mureneb mu maailm kokku, õudne. Anu, palun. Jaa. Mulle tundub, et me hakkasime jõudma ühe uue nüansini selle infotehnoloogia ja infoühiskonna arengu juures, et me peame jälle nagu minema algpõhjuste juurde ja mõtlema, et miks üldse tuli see infotehnoloogia, miks tulid masinad, ma näitasin täna slaidi tööstuspöördest, et miks nad tulid. See on ökonoomia efekt, see teeb asjad odavamaks. Kas ma võin Anu juurde panna? Ma tahtsin juba tegelikult, aga siis ei jõudnud selle vestluse ajal, et ma läheksin seal veel sügavamaks, et mis enne tööstusrevolutsiooni tuli, mis oli esimene tööstusrevolutsioonile ukse lahti tegija, kust tulid esimesed masstiraažis asjad. See oli infoga seotud. See oli trükimasinad, need olid raamatud, mis muutsid ühiskonda ja me oleme praegu täpselt samasuguse muutuse serva peal. Informatsioonimaailmas toimub röögatu muudatus, me suudame seda teksti kui sisulist, kui sisutut, see on ise küsimus, aga me suudame tohutus koguses oma probleeme talle lahendamiseks anda ja kuidas see muudab tööstust, kuidas see muudab meie igapäevaelu, see kõik alles hakkab selguma. Eks ju, et tegelikult need võrdlused on väga sarnased. See, mis viis tööstusrevolutsioonini ja see, mis praegu meid edasi siit viib. Ja võimalik, aga need on natukene nagu ühtede juurtega, et ka raamatuid hakati trükkima selleks, et see oleks odavam, et raamatuid saaks rohkem teha ja kiiremini, sest enne trükipressi kirjutasid raamatuid käsitsi mungad. Ja kui me nüüd tuleme tänasesse päeva ja sotsiaaltöö valdkonda, siis mõtleme ka, et kus me igapäevaselt kohtume masinatega, et võtame näiteks 2 valdkonda, lennujaamad ja toidupoed. Ja toidupoes ka, eks ju, see on ehtne ökonoomia asi, sa saad kassapidajaid koondada ja ongi ainult masinad. Ja lennujaamades ma olen tähele pannud, et seal on väga selge nagu vahe, et mida odavama piletiga ja mida odavama lennufirmaga sa lendad, seda rohkem sa oled silmitsi masinatega. Ja kui sa lendad business klassis, siis sul on tavaliselt inimteenindaja, kes sind seal juhib ja aitab ja võtab su kohvri ja teeb sulle check-in'i ja võib-olla saad lounge'i ja kohvi ja kõike muud. Nii et siis sul on inimene. Ja võib-olla see sotsiaaltöö aastal 2050, ma loodan, et ta ei tule selline päris nagu rahakotipõhine, aga ma arvan, et see vahe võib tulla, et on selline nagu masin sotsiaaltöö, kus on algoritmid ja täpselt need juhtmed ja masinad, mis monitoorivad ja ütlevad, et ta siin on nagu lähemale, et ta on siin umbes näljas, me näeme, et ta siin nagu energiatase langeb ja toatemperatuur on madal ja teeme taga midagi. Ja siis on teised, kes saavad endale lubada seda nii-öelda inimesest sotsiaaltöötajat. Ja kui ma ise nüüd oletame, et ikkagi Eesti jääb demokraatlikuks riigiks ja selliseks solidaarsust rõhutavaks mõistlikul määral. Ja kui ma ennast kujutan siis 90-aastasena inimesena 25 aasta pärast, siis ma kujutan ette, et see sotsiaaltöötaja, kes on nagu lihast ja luust, käib minu juures umbes kord nädalas, ta on tehnoloogiliselt hästi kompetentne, ma ei tea, kas ta on naine või mees, minule selle jaoks nagu suurt vahet ei ole, ja vaadates palju naisi läheb IT-d õppima, siis ma arvan, et ta võib olla mis iganes soost, aga lisaks sellele, et ta kuulab mind ja ma saan taga juttu ajada ja teed juua, ta parandab ära kõik asjad, mis mul on kodus katki läinud.
ta seadistab mul kõik uued asjad, mis ma olen ostnud, näiteks mul siiamaani on ühitamata seesama nutikell uue telefoniga, sest see on ju hullult keeruline. Mul on uus printer lõpuni seadistamata, sest see on ka läinud nii hullult keeruliseks, et ma ei tule enam sellega toime. Ja ma arvan, et 25 aasta pärast on seda, ühesõnaga kodud muutuvad tehnoloogiliselt veelgi keerulisemaks. Ja mida vanem sa oled, seda suurema probleemi ees sa oled. Sa ei suuda võib-olla enam külalist uksest sisse lasta, sest sul on mingi nutimaja ja see ei ole lihtsalt nii, et ma olen võtmega ja keeran. Nii et sotsiaaltöötaja kindlasti omab selliseid nagu tehnoloogilisi. Laseb nädala jooksul kogunenud külalised sisse sulle, eks ju. No ilmselt neid ei ole väga palju, sest võib-olla kõik ei ela 90-aastasest. See on ülihuvitav, sest et see on, mulle õudselt meeldib, Anu, see, kuidas sa seda kirjeldad, sest et mulle tundub, et see on täpselt see, kuidas me kujutame tulevikku ette, et tohutu muutus toimub. Ja reaalsus on siis see, et muutuvad mingid asjad väga põhjalikud, aga üldpilt on laias lastus sama, nii et ma ütlen, et nad tulevad uksest ja aknast, et külalised pääsevad sisse. Et seda ei pea muretsema kindlasti. Mulle väga meeldib siin üks küsimus, mis meenutab üldse seda, et miks peaks, küsib küsija, tehisaru minu õnneseisundit valvama, mis on selle eesmärk riigi jaoks, et ta seda arendab. Ma arvan, et riik, ma ei tea, seda õnneseisundit, ma arvan, et vist ei hakata kontrollima, eks, et isegi seda ma ei tea, sa ise tõid selle näite sisse. See oli minu, seda isegi instituuti ei ole veel loodud. Kõigepealt instituut, küll me siis mõõtma hakkame. Meil on see Eesti teaduse tippkeskus Estvel, mis minu meelest väga mõõdab seda, et kui õnnelikud inimesed on ja kuidas teha neid veel õnnelikumaks. Aga lõppküsimus on selles tegelikult, millele mulle tundub, et küsijaga viitab, et kas sotsiaaltöö olemus, kuidas teile tundub, nagu oma olemuselt muutub. Et kas tal on see sama missioon sellel hetkel, mis tal on täna, või see kuidagi konkretiseerub, või see kuidagi nagu täpsustub. Anu siin kirjeldas võimalust, et see on üldse luksusteenus, mida saavad osta endale 100% mahus ainult need, kellel on pensionifond ja kuidagi nagu mingid õnnestunud tehingud lubanud, eks ju, sellise seisundi. Et kas see, kuidas me täna saame aru võimestajana, eks, et kas see on sellel hetkel sama? Ma lähen korraks Anu jutust selles mõttes edasi, et kuna meil ka rahvastikustruktuur muutub, mis tähendab seda, et tulevikus meil on abivajajaid protsentuaalselt elanikkonnast rohkem. Kui me vaatame ka inimeste terviseseisundeid, siis meil on diagnoositud haigusi ka järjest rohkem. Ilmselt see on ka tervishoiu ja teaduse arengu tulemus ja see on ka normaalne. Aga see tähendab ka seda, et ükskõik missugune teenus, elamuehitus, transport või mis iganes muu on ju, peab hakkama järjest rohkem arvestama nende inimeste teistsuguste vajadustega või et nende vajadustega inimeste osakaal on nii suur. Ja meil võib-olla muutub siis nii-öelda laiatarbekaubaks kõik see, mis juba on kohandatud ja kättesaadav, kasutatav ka erivajadustega inimestele. Ja ma ei pea puudeid ainult silmas, eks ole. Et see võib olla täiesti vabalt üks arengusuund, mida me 25 aasta pärast näeme, et me ei peagi paljude asjadega tegelema sotsiaaltöö kontekstis. Nüüd ma jõuan lähemale sinu jutule. Nüüd teisalt, ega inimese olemus, nii nagu 25 aastat tagasi ja 25 aasta pärast, ei muutu. Inimene füsioloogiliselt toimib ikka täpselt nii, nagu ta toimib. Samamoodi ka siis see vaimse tervise pool siia juurde. Nii et see osa, mida me ei suuda siis ära kompenseerida selle muutunud keskkonnaga, siis sotsiaaltöö infotehnoloogiliste lahendustega jääb ikkagi sotsiaaltöötaja õlgadele. Seesama, et sa vaatad nagu silma, võimestad inimest, küsid, räägid, motiveerid, et tal oleks elutahe järgmine hommik tõusta ja oma asju toimetama minna. Seda asja ei ole võimalik ära täielikult tehnoloogia peale viia, kuigi meil on juba praegu ju erinevad juturobotid ja võimalused ka vaimse tervise tuge ja abi saada interneti vahendusel. Tuleb küsimus, et kas alkoholism on olemas 25 aasta pärast, sest väga
paljud sotsiaalprobleemid tulenevad ikkagi alkoholi liigtarvitamisest. Väga huvitav, mis sa arvad, kas on 25 aasta Vaata, ma ei tea, sest ma mõtlema oma ettekandes öeldule, et noored joovad vähem, et võib-olla seksivad ka vähem. ja seksivad ka vähem, et võib-olla selle tõttu ka perevägivald on vähem näiteks ja kõiksugu asju on vähem, et see on väga raske, aga muidugi jällegi alkoholitootjate lobi on nii suur, et nad ei lase selle majandusarvul Üks asi, mis on veel, mida ka mulle tundub, et okei, ma rääkisin siin ennem tahvelarvutist, aga 25 aastat tagasi, või olgu natukene rohkem, 35 aastat tagasi, et see siis kuskil seal enne 1990. aastat, kui sa nägid Mustamäel, ma elasin Mustamäel, kui sa nägid, et täiskasvanud inimene jookseb dressides, sa mõtlesid, et see on varas. See pidi olema varas või lihtsalt siis või ohver, keda taga aetakse. No kuule, täiskasvanud inimene ei jookse dressidega mööda linna ringi. Eks, ei no reaalselt, käärge naerge, see oli ju nii, noh. Et see ei olnud võimalik lihtsalt, et sporti tehti kusagil töökaaslastega koos, et pärast õlut juua. Või siis kuskil nagu, või siis maratonil, Tartu maratonil. Niisama ju keegi ei jooksnud ringi, et see on kindlasti tohutu muudatus, miks lõpuks, nii nagu Anu ettekanne ütles, 2023. aastal Euroopas 0,8 aastat eluiga juurde tuleb, eks, üks osa sellest. Nii, kas keegi tahab veel, et mis selle mida siis inimene vajab 2050. aastal, kas ta vajab seda sotsiaaltööd endiselt samal moel nagu täna? Ma arvan, et vajab ikka. Minu vastus on tegelikult sellele, mis enne oli, on see, et kuidas see sotsiaaltöö on. Ma arvan, et sotsiaaltöö samamoodi nii nagu 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi tegeleb muutustega, nii üksikisiku tasandil kui ühiskonna tasandil, ainult et töömeetodid ja vahendid on teised. Ja need on nagu need, mis ajas nii-öelda muutuvad, aga see töö muutustega ja see, kuidas sa inimesi nagu motiveerid ja see, nii mõnedki on siin öeldud, see silmside ja see kaine mõistus ja see on nagu olemas. Ja kui ma mõtlesin selle ilusa visualiseeritud pildi peale, mida sina, Anu, jagasid, siis mina mõtlesin selle peale, et minu jaoks saaks olema väga hea, kui oleks eneseabigrupp kuskil kogukonnas ja siis on sul selline, kuidas seda öeldakse, niisugune valvur, kes oskab neid tehnilisi töid, need noored inimesed, kes aitavad sul su nii-öelda Teslaga midagi peale hakata või siis su nutikellaga või televiisoriga või mida iganes. Eneseabi ja tehnoloogia administraator kogukondlik. No mingi selline, aga selles mõttes, et sa saad nagu nii-öelda grupiliselt nagu jagada seda. Et see selline niisugune kogukonna tunnetus võib-olla võiks olla äkki rohkem kui see, mis on praegu, kuidas ikkagi enamus asju on väga individualistliku lähenemisega. Mina tunneks nagu sellest kogukonnast ja sellest community'st. Okei, aga nüüd hästi palju maisemaks, et me oleme nagu proovinud seda juttu kuidagi visualiseerida ja kirjeldada, et milline see muutus on. Ja ma lihtsalt veel korra tahaksin siin ikkagi ka kogu sellele infotehnoloogilisele muutusele tuld alla puhuda, et huvitav on mõelda, siin ka keegi tõi välja selle küsimuses just, et 2050. aastal on 20-aastased need, kes alles 5 aasta pärast sünnivad. Et kuidas me juba reageeriks, et nad üldse nii vanaks elada saaks, küll nad elavad, või et kuidas siis noori toetada, ka vaimse tervise mõttes on see küsimuse tuum, aga mulle tundub, et ka jälle siin tasub endale meelde tuletada seda, et selles tehnoloogilises muutuses me kahjuks oleme mingi teine põlvkond, et meil ongi juba uut seda raske tajuda, et mul on endal olnud vestlus oma siis ühe tütrega, kellel geneetiline loosiratas on andnud kaasa siis düskalkuulia ja kogu nagu selle kiiresti mõistmise ja taipamise ja kiiresti osavalt lugemise ja kirjutamise nagu riive ja kui me rääkisime niisama, et kuule, kuidas sul on tunne, et kas sa tahaksid Neuralinki nagu kiipi endale nagu aju sisse, siis oli ta nagu üsna nagu, et ma ei tea, et aga mis see teeb. Ja kui ma ütlesin, et kuule, sa arvutaksid tõenäoliselt selle tulemusena sama kiiresti kui Eesti kõige paremad arvutajad või kõige paremad arvutajad maailmas, siis ta ütles, muidugi tahaks. See võttis kohe selle nagu probleemi ära. Ja nüüd ma saan aru, et ma ei tohi tema juurde enam Neuralingi jutuga minna, sest et Elon Musk on selle omanik, eks ju, jah. Saaks kohe nagu naha peale selle mõttest tõenäoliselt, aga need on reaalsuses olemas.
Eesti inimesed ka, paar tükki väidetavalt on järjekorras, eks ju, ja need kiibid on juba installeeritud. Ja ma pakun, et need lapsed, kes sünnivad teades, et selline lahendus on olemas, see on umbes sama, kui täna sünnivad lapsed, või täna sünnivad nagu nutitelefonide maailma, eks ju, et see on nagu teine seis, et see valmisolek täiesti kasutada tehnoloogiat, muutuda küborgiks mingis mõttes on, see muutus ees on röögatu. Aga et kui me vaatame nüüd seda, mis me rääkisime ja kirjeldasime seda 20-50, anname koolile ka väikese juhtnööri ja saalis olijatele, et kuidas siis selleks valmistuda. Et kas me saame täna jätkata samamoodi, kas kool saab samamoodi samade programmide alusel või on vaja siin õppes selleks 2050 valmisolekus ka mingeid muutusi teha? Ma muidugi saan aru, et jah on, aga et milliseid siis? Nii Anu juba teab vastust väga tore. Tegelikult ma ei tea, aga see oli võib-olla sihuke professionaalne kohusetunne, et kui Lauri ka õpetab ja Riina õpetab ülikoolis, et minu jaoks see on tegelikult üks suurimaid küsimusi, mida ma endalt küsin, et mis on siis õppejõu roll, et milleks meid üldse klassis vaja on. Sest ma arvan näiteks, et lõputööde kirjutamine on absoluutselt pea peale läinud võrreldes sellega, mis oli, ma ei tea, 2-3 aastat tagasi võib-olla. Sa mõtled ikka selle sama tehisaru pärast? Tehisaru pärast, jah. Aga ka laiemalt, et kogu info on nii kättesaadav. Ja kui ma mõtlen, et täiesti suvalises kohas, ükskõik kas Palisaarel või kuskil Haanja metsatalus või keset Tallinnat või Tallinna Ülikooli raamatukogus, ma saan toota täpselt samasuguse teadmise ja teksti, et milleks peaksid inimesed tulema ülikooli. Ja see seab, ma arvan, õppejõududele nagu väga-väga keerulise ülesande, et sa pead olema originaalne milleski. Sest muidu milleks kulutada aega, et sõita laupäeva hommikul kuskilt Kuressaarest siia ja kuulata, vaadata slaide, mida saab Google'ist niigi leida. Ja samamoodi on, ma arvan, üliõpilaste vaates, et võib-olla keegi auditooriumist oskab öelda, et milleks nad tulevad ülikooli, et see on seesama nagu inimlikkus või sotsiaalne suhtlus, mida sa ei leia ka näiteks sotsiaalmeedia gruppidest. Et ma siiski nagu usun, et selline füüsiline või silmast silma ja ruumiline kohalolek annab mingi teise väärtuse suhtlusele kui kas või Zoomi videoloengud või mis iganes peened telko tehnoloogiad. Aga see on väga-väga suur väljakutse, ma arvan, ülikoolidele. Ma arvan, et see on suurem väljakutse kui see, et kas riik raha annab pärast 27. aastat või ei. Riik võtab ka hinge kinni pidades, vaata, kas nad muutuvad või muuta, äkki üldse andma midagi. Saame niisama hakkama kuidagi. Mul on väga lihtne vastus sellele, et miks üliõpilased võiksid tulla jätkuvalt ülikooli. Mitte selleks, et saada vastuseid, et vastuseid nad annab see tehisaru, aga nad peaksid tulema selleks, et küsida küsimusi, et osata küsida originaalseid küsimusi, sest senimaani tehisaru ei ole innovatiivne, ta ei ole originaalne, ta kordab seda, mis on kõik seni teada. Aga ta võib sulle pakkuda ka küsimusi, aga need küsimused on need, mis on juba küsitud. Ta ei küsi uusi küsimusi. Ja see on oskus, et need vastuseid ta oskab anda. Riina. Mina olen ka seda meelt, et see on nagu selline, sa näed nagu seda teist ja need kogemused, mida sedasi seda anda, et seda sa nagu ei saa digitaalselt loomulikult sellele nii-öelda läheneda ja ka ainult see, kui sa loed. Et see on nagu koos üliõpilastega selline lahti mõtestamine. Ükskõik mis eriala me siis mõtleme, sest ma ei tahaks kohe kuidagi ette kujutada seda, et ma peaks minema tulevikus arsti juurde, ükskõik kas hambaarst või mis iganes kirurg, kes ei ole elu sees saanud silmast silma kontakti ja nii-öelda suhelnud ainult selle tehisaruga siis. Aga samas on ka see, et kui ma võtan oma kogemustest, siis meil tuli üks uurimus välja üle Norraline, kus öeldi, et iga 4 tudeng 5 kasutab tehisaru oma kodutööde tegemisel. Ja siis oli tegelikult väljakutse õppejõududele, et kuidas õppejõud saaks sellest nagu
positiivset välja võtta selle mõttega, et praegu oleme sellel seisukohal, et kui paha see on, et me tahaks nagu kontrollida, et see, mis sa teed, on nii-öelda vale, et kuidas me neid tunde, mida me muidu paneme nagu eksamitööde hindamisele, saaks võib-olla panustada juhendamisele, et see, mida nad siis kirjutanud on, et nad saaks nagu ka aru, mida nad kirjutanud on. Ja tegelikult ega sellist ühist vastust ei ole, et mina oma kolleegide põhjalt võin öelda, et sisuliselt on see 2, ühed ütlevad, et jaa, laseme vabalt kasutada ja õpime sellega elama, ja teised on väga-väga skeptilised. See on üks kuulaja ka kommenteerib, et arutelud toimuvad inimeste vahel, kasv ja areng toimub suhestumisel ja suhetes, sellepärast tasubki õppida ülikoolis. Sellise kommentaari. Jaa. Ma lisaksin, mina nüüd õppejõud ei ole, mina olen siin õppejõudude tarbija olnud, ehk siis üliõpilane, aga mõeldes nüüd oma õpingutele tagasi, see oli aastal 2002, mõeldes Tartu Ülikoolist ja hea Riina Kiik oli minu õppejõud, siis mõeldes seda, missuguste teadmistega ma seal sain ja kui kaua ma sain rahulikult oma professionaali elu elada, kuni mõtleme seda, et mis juhtus 5 aastat tagasi, et juhtus see, mida me oleme näinud ulmefilmides, kuidas tänavad on tühjad ja seal sõidab politseiauto ringi, kes ütleb, et te peate 11-2 meetri kaugusele hoidma ja maske kandma. Ja me pidime sotsiaaltöö pidi täiesti ümber orienteeruma. Kriisideks ja ka selline vahetu kontakt inimestega oli hoopis teistsugune. Ja kui me vaevu olime saanud sellest välja tulla, siis oli meil uus probleem ees, sõjapõgenikud. Et me peame sellega arvestama, et nüüd et me päästame nüüd selle akuutse küsimuse ära, aga need järellainetused, need sõjatraumad, räägitakse, et selline psühholoogiline trauma kestab veel 2 põlve, trauma vahetult kogejalt kuni tema siis laps ja lapselaps, et me sisuliselt praegu eestlased tulevad välja oma Siberi küüditamise traumadest ja meil on uued traumad tulevad kohe peale. Ehk siis, et see juba annab nagu selle näidiku ette, milles peaks ka nagu oma siis ülikoolides ja uuringutes keskenduma. Nii palju toredaid dimensioone tuleb siin. Signe, ma annan sulle ühe veel juurde, mis on ka tulnud siin saalist küsimusena, et kui ma küsisin, mida selle jaoks on vaja, õppejõud muidugi mõtlevad nagu, eks ju, siin süvendatult õppimisviisi ja ülikooli enda peale, aga kas see valdkond ei taha nagu uuendamist? Et kui me näeme näiteks, et meil on, ja siin tuleb küsimus, eks ju, et kuidas arvate sotsiaal- ja tervishoiu integreerumisest, et kui me näeme, et meil on esmatasandi meditsiin täna sellisena, ei tööta. Ei hüppa või laual, aga ei tööta, eks ju. Ja kui me saame aru, et on suur hulk sotsiaaltöötajaid, võib-olla need kuidagi peavad nagu lähenema, et ta tuleb siin koduvisiidi käigu ajal ikkagi määrab ka, ma ei tea, amidubiriini ja stretoptsiidi ja mis seal iganes on, eks ju, töötavad või mitte töötavad vahendid, eks. Et võib-olla need ühendused peavadki tekkima hoopis teistmoodi, sest et me saame aru, et ega meil lühivaates ei ole inimesi väga palju juurde tulemas. Me peame hakkama tegema asju täiesti teistmoodi, kui me siiamaani oleme teinud Bismarcki ideede tuules. Et see ühiskond ei püsti nende teenustega 25 järgmise aasta jooksul. No sa aitasid mind vastamisel. Mul tegelikult üks selline märksõna, mida ma oleks tahtnud sisse tuua õppimises ja õpetamises ja ma kindlasti ei hakka nagu ütlema, kuidas ülikoolid peaksid õpetama. Küll aga ma ütlen õppijatele, et õppimine on hea, huvitav ja kasulik. Seda on juhendamise ja need samade küsimuste küsimise, õppimise ja kõige sellega palju lihtsam ja optimaalsem lihtsalt teha. Aga multidistsiplinaarsus. Et tõesti, kas me õpetame ka kutsekoolides, laiemalt, eks ole, väga kitsaid oskusi, või me tegelikult seome valdkondi omavahel, mis on eluliselt vajalikud, mitte kunstlikult, aga mis on eluliselt vajalikud. Ja sinu enda näide, Urmas, mida tuleks siduda, on minu meelest esmatasandil, kohalikus omavalitsuses, kogukonnas, mitte rääkida nii väga, vabandust nüüd, eks ole, sotsiaaltööst spetsiifiliselt ja tervishoiust, vaid inimese heaolust ja inimese toimetulekust, mis hõlmab mõlemat. Ja tegelikult meil on võib-olla tulevikus vaja multidistsiplinaarseid heaolu eksperte, kes inimestega toimetavad,
kes siis tõesti oskavadki lihtsamaid, ma ei tea nüüd, kas just retsepte kirjutada, aga mingisuguseid ka tervisega seotud nõuandeid anda. Sest hästi suur osa on ju tegelikult tervise säilitamisel ehk et ennetus ja see, mida ma ise saan oma tervisega teha, mida sotsiaaltöötajad tänases distsipliinis tegelikult ei õpi ja oma töös üldjuhul ka ei rakenda. Nüüd teine ja selline praktiline pool on minu meelest, et täiesti ma fantaseerin diletantlikult, aga ma näen nagu hariduse poolel seda, et on see nii-öelda akadeemiline suund, mida meil on väga vaja selleks, et kõrgharidus üleüldse säiliks, selleks, et meil teadustöid tehtaks. Ja siis on see teine pool, kus me tegelikult oleme pannud inimesed olukorda selleks, et saada seda tööd, peab sul olema see haridus ehk need kutsenõuded või standardid igasugused. Ja väga paljudel juhtudel ju tullakse õppima selle pärast, et muidu ma ei saa teha seda või teist tööd. See ongi nagu sein ees, ma pean seda tegema. Ja nüüd on nagu vahet vaja teha minu meelest nagu nendel inimesel, kes tuli mida ülikooli tahtma. Et need, kes tahavad päriselt seda kutset saada, siis nendele tulebki anda kutse. Oskused, multidistsiplinaarsus, sinna juurde, eks ole, tuua. Aga need, kes tahavad nagu teha akadeemilist tööd, siis tegelikult see sisu juba, mida neile algusest peale õpetatakse, üldine selline konteksti loomine ja teaduslikud alused igas distsipliinis loomulikult on vajalikud, aga lõppkokkuvõttes me vajaksime ju neid inimesi, kes tulevad siit välja mitte 5 aasta pärast, vaid pigem 3 aasta pärast ja kes oskavad teha seda tööd nende töövõtetega. Aga praegu meil on nii, et kõigepealt saad sellise üldise teadmise, siis sa lähed bakasse ja sealt sa hakkad midagi spetsiifilist saama. Äkki on siin mingisugust nagu mõtteainet, aga ma ei ole hariduse ekspert, tõesti. Ma võin oma minevikust öelda, et circa 15 aastat tagasi meil olid eraldi õppekavad riigihalduses nendele, kes juba töötasid ja tahtsid natukene nagu upgrade'ida, et sellist rakendusliku suunitlusega. Ja teised olid siis suunaga tõesti akadeemilisele tööle, uurimistööle ja võib-olla ka doktoriõppele. Aga kuidagi nende haridusreformide käigus kõik pandi jälle ühte patta ja nii nagu nende universaalsete asjadega tihti juhtub, et keegi pole päris rahu sellega, mis on. Et ühtede jaoks on akadeemilisi aineid palju, teiste jaoks jälle on, et miks meil peab olema praktika, kui ma igapäevaselt töötan seda. Ja Riina, kes tahaks ka seda kuulata, et kas see sotsiaaltöös õnnestuks, kas sotsiaaltöös see, mida Signe kirjeldas, lahendaks mingeid probleeme? Midagi ta võib-olla lahendaks, aga ma arvan, et see on pigem see, et see erialade, millest on täna ka juttu olnud, eks ju seda, et sa ei saa amatööre võtta tegema seda ja seda ja seda. Ja siis me võime rääkida sellest hariduse süsteemist, aga mina näen seda pigem niimoodi, et isegi kui me ülikooli seinte vahel valmistame ette selleks multidistsiplinaarseks koostööks, siis väga palju see, mida praktilises elus kohatakse, on see nii-öelda silodes mõtlemine. Sul on väga palju seda, et sa ülikoolis võid nagu see ettevalmistuse teha, et see on nii oluline. Tervise sotsiaaltööd teeb koostööd ja siis sa lähed tegelikult ja kohtad seda praktikat, mis on täiesti vastupidi. Sul on need silod seal üleval. Haridus on üks asi, tervishoid on üks asi, sotsiaaltöö on teine asi ja siis võta sa siis kinni, kas me peame seda praktikat muutma siis või me peame seda nii-öelda ülikooli haridust muutma. Et see võiks olla nagu ka kuidagi niimoodi koostöös. Ja kui rääkida sellest jätkusuutlikkusest, siis on see selge see, et ma mõtlen, et ka sotsiaaltöö emakeelne haridus kõrgharidusena on äärmiselt oluline, aga seda enam, et sotsiaaltöö on ju ka selles mõttes nii akadeemiline distsipliin kui väga praktilise väljundiga. Et küsimus on pigem selles, et mida sa saad selle 3 aasta jooksul nagu anda, et see on võib-olla küsimus nendele tööandjatele, kes neid töökuulutusi nii-öelda postitavad, missuguse pädevusega inimesi me tahame saada. Ja Soomes on näiteks niimoodi, et sa ei saa üldse enne sotsiaaltööle minnagi, kui sul ei ole 5-aastast haridust, sellepärast, et sa võtad vastu väga olulisi otsuseid, mis puudutavad teiste inimeste elu ja seda hinnatakse siis seda, eks ju, et 3-aastase haridusega see inimene teha ei saa. Küll ta saab kandideerida teistele kohtadele, mis nagu ei vaja seda magistriharidust. Et see on pigem ka jälle see, kas see on ülikoolide küsimus või see on siis nii-öelda nende
tööandjate küsimus, kes omale neid nii-öelda töötajaid tööle võtab. Kui on selgelt öeldud, et me vajame kedagi, kes on bakalaureuseharidusega, hea küll, ja kui sa kandideerid magistriharidusega, siis me ütleme, et sa oled üle õppinud, me ei soovi sind. No ma arvan, et me nagu nii-öelda unistame sellest tulevikust ja selge on see, et see tänane süsteem ükskõik millise nurga pealt vaadates, kas siis kooli poole pealt, tööandja poole pealt, õigusloome poole pealt, et see tulebki nagu ühte jalga liikuma saada, aga ma lihtsalt üritan nagu mõelda sedapidi, et miks inimesed haridust vajavad, miks nad tulevad seda tegema. Selleks on meil nagu seadused, mis panevad nad tegelikult olukorda, et vastasel juhul nad ei saaks tööd või vähemasti mingist tasustatud tööd. Ja omaette asi on muidugi ka see, et sotsiaaltöös on meil ka ikkagi nagu väga palju erineva profiiliga inimesi, mis eeldavad ka väga erinevaid teadmisi ja nii mõnedki koha peal piisab siis sellest, kui sa võib-olla ei ole üldse kõrgkooli tulnud, oled saanud selle keskhariduse siis kätte. Et nii on, me räägime hooldustöödest, me räägime perevanematest asendushoolduses. No ma ei arva, et magistrikraad teeb selle inimese paremaks perevanemaks või hooldajaks. No hoolduse puhul muidugi pole seda ette nähtud, aga perevanemate puhul olid küll meil kunagi kõrghariduse nõuded, mis viis selleni, et meil ei olnud inimesi. Ühe külje peal, ja see probleem süveneb, ja teise külje pealt on muidugi ka see, et kui inimesel on kõrgharidus, siis tal on ka palgaootus absoluutselt teine. Et me panime standardid oma teenustele sagedasti nagu nii kõrged, et me avalik sektor ei jaksanud neid enam kinni maksta. No väga tore, me läksime hästi spetsiifiliseks nüüd selle lõpus, aga ma arvan, et ta kirjeldas natukene ka neid dilemmasid, et mismoodi me sinna kohale jõuame. Kas ma lihtsalt täiesti tõesti lõpetuseks ja enne veel, kui ma ütlen kõigile aitäh, siis Signe sinu käest lihtsalt, et kas see visioon, mida sa kirjeldasid, mille ma sulle ette söötsin, eks ju, et see sotsiaaltöötaja ja tervishoid võiksid omavahel läheneda, et kas see tähendab siis seda, et aastal 2050 on endiselt üks sotsiaalministeerium, nii nagu hetke pärast kohe saab sinust ka sotsiaalminister, siis sotsiaalkaitseministri ja teise ministeeriumi juhina või siis ministrina. No sa ikkagi oled jätkuvalt ju ka ajakirjanik ja selles mõttes mulle õudselt meeldib see, et ajakirjanikud teavad alati rohkem kui inimesed ise. Selle nimi on kalastamine. Ma püüan seda praegu teha. Ikkagi mingi praktiline info, saad päev otsa ära, siin lähed koju, ütled, kuule ma kuulsin, kuidas pannakse. Signe hakkab olema sotsiaalminister ja kõik. No ma ei tea, ma ei ole nüüd tund aega telefoni vaadanud või aga okei. Selles mõttes, et 25 aasta pärast ma arvan, et ministeeriumid kui sellised ei oma üldse nagu tähendust. Tähendust omab see, kuidas need valdkonnad tervikuna arenevad. Ministeerium on üks osa sellest tervikust ja sagedasti me ületähtsustame ministeeriumi rolli. Aga ma väga loodan, et oluliselt varem kui 25 aasta pärast me näeme tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda palju seotumana, kui ta meil täna on, sest see on väljakutse nii ehk nao suureneva abivajadusega toime tulla, mis ühiskonnas kasvab, väheneva inimhulk, kes tööd teeb. Siin ei ole teisi valikuid. Ma lihtsalt ütlen, kuidas seda vastust siis lugeda, et see on tundide küsimus ja Kristen Michali teises valitsuses nii ilmselt läheb. Sa ikka oskad. Aitäh. Signe Riisalo, Meeli Tuubel, Riina Kiik, Anu Toots ja Lauri Lepik, suur tänu teile. Ja ma arvan, et panelistidel on ka kingitused, nii et minge teie sinna, saate sealt kingitusi kätte. Mina tahan küsida ja sealt saate kingitused kätte ilusasti. Helen Saarnik, Helen, kus sina oled? Anna käega märku, eest, et sa oled nii kaugel. Palusin, et Helen kuulaks väga tähelepanelikult seda vestlust ja aitaks siin päeva lõpuks nagu kokku võtta. Mis siis aastaks 2050 meid ees ootamas on, mis sulle kõrva jäi? Mis sulle sellest vestlusest olulised punktid tundusid? Väga palju olulist tundus, et tegelikult on huvitav ka see, et ma mõtlen, et me ei ole nii kiiresti nüüd ka arenenud mõndades valdkondades, et siiani me arutame ja proovime leida viise, kuidas siis lahendada väljakutsed, mis see muutuv ühiskond teeb ja ma arvan, et neid väljakutseid meil on jätkuvalt muutuvas ühiskonnas, et kuidas just rakendada võib-olla või tagada siis mõndade inimõiguste või lapseõiguste rakendamine siis praktikas. Ja ma arvan, et see praktika muutub ja me peame sellega kohanema.
kui sa mõtled korraks kõikide, me tõesti pühendasime päris palju, võib-olla minu kiiksu pärast ka sellele tehnoloogilisele muutusele, aga ma siiski arvan, et see tehnoloogiline muutus ikka just selle sama infoühiskonna tulemise tõttu nagu mõjutab seda järgmist 25 aastat nagu palju. Et mis sul sealt nagu, mis mõte jäi nagu kõlama, et mida sulle endale kas meeldib edasi mõelda või mida sa siis vastupidi üldse ei tahaks edasi mõelda? jah, no mulle tundub, et see 25 aastat on nii pikk, et me oleme juba mingisugused ämbrid astunud ja siis me õpime juba nendest vigadest. Ma väga loodan seda. Üks hirmutav mõte võib-olla jah, on see tehnoloogia areng sellisel viisil, et inimesed võib-olla jäävad järjest rohkem üksi, aga sotsiaaltöös on hästi oluline, et inimene ei jääks oma murega üksi. Et kui me ka näiteks lastekaitse valdkonda mõtleme või seda pandeemia aega, eks ole, et kui olid vähem sotsiaalseid suhteid, eks ole, me ei teadnud, mis toimub tegelikult peredes, eks ole, et kus mõni pere võib abi vajada, et seesama olukord võib juhtuda, kui me väga palju siis loodame tehnoloogiale ja vähem kohtume inimestega. Noorem teadnud Mikiver, mis teile jäi kõrva? Et mis asjad need olid, mis tundusid siit paneelist kaasa võtmist väärt? Võid ka püsti tõusta isegi korra, on kena vaadata. Sa juba tegid siin küll päeval ka väga. No eks see sama, et see tulevik on hästi kiirelt muutuv, et ma arvan, et see tempo läheb meil kiiremaks, aga ma arvan, et hästi lohutav tegelikult lõppkokkuvõttes on ikkagi, ja ma usun sellesse, et see sotsiaaltöö nagu see kese, et see jääb ikkagi selliseks samaks, et sellise inimese toetamine ja see, et see nagu ei kao kuhugi nagu ära. Ja selle AI osas mina kuidagi seda üldse ka ei pelga, ma arvan, et me suudame kõik sellega nii-öelda kaasa minna, et see teebki võib-olla ühtepidi selle sotsiaalvaldkonna elu lihtsamaks. Ja just see võib-olla ka, et see andmete poole pealt, et ma arvan, et seda andmete põhiseid nii-öelda otsuseid ja asju teha, et seda just aitabki meil ka AI ja see teeb meil võib-olla mingite asjade arendamise ja otsustamise hoopis palju lihtsamaks. Väga tore, suur aitäh. Kas keegi tahab veel päeva lõppu nagu öelda mingi mõtte, mis tal nagu siin, kas, Valdor, sa oled saali teises otsas, ikka, tuleme Valdor sinu juurde ka. Et mis siia lõpus veel võiks korraks kõlada, palun vabandust, juba me oleme natukene ajast läinud üle, aga hea meelega. Sul on endal mikrofon olemas? Ma ei tea, kas see kostab. See kostab väga hästi, muidugi Valdor, sul on oma mikrofon olemas. Kõigepealt väga tore oli kuulda, et meditsiin või tervishoid ja hoolekanne hakkavad lähenema, et silotornid kunagi kokku saavad aastal 2070, see oleks tõesti tore. Ma olen praegu Pärnu haigla patsientide nõukoja liige ja ma väga loodan, et ka kunagi teised teenusosutajad, teenuse saajad kokku küsivad ja paluvad sealt eksperdiks kedagi. Ja selles mõttes ma olen esimese sammu juba teinud nendel silotornide kokkusaamisel. Mul on siin istme peal nii sotsiaal- kui tervishoiuteenuste saajate eetikakoodeks. Arstidel on eetikakoodeks, aga miks see, kes saab teenust, ei võiks omada oma eetikakoodeksit, et tulla pestuna, rahulikuna, leplikuna, tänulikuna arsti vastuvõtule. Et selles mõttes mul on see olemas juba, hakkame kuskilt pihta selle ühise teenuste koodeksiga. Aga mul on küsimus sotsiaalkaitseministrile. Oi, ma ei tea, kas seda saab esitada. Hea küll, ma vastan ise. Ta on juba läinud, nii et. Ja, ma vastan ise. No siis on hea. Ma olin palju aastaid tagasi olin selle sihtasutuse Eesti Toidupank asutajaliige ja kõik kulges ja annetati ja tarvitati. Ja nüüd eelmisel nädalal tuli lehte hoiatav sõnum. Annetatud toidul peab olema palju paberit juures. Ei pea enam, see tõmba võeti tagasi. Aga kui nad mõtlevad järgmise paberi välja, selles ei ole kahtlustki. Ma nüüd küsingi, kui peaministri juurde moodustatakse ettevõtjadest niisugune 15-liikmeline komitee, kes hakkab neid piiranguid ja lollusi maha võtma, kas meie ministeeriumis võiks ka olla üks niisugune komisjon, kes ütleb, seda pole vaja, seda pole vaja. Meie töötaastana tõusis ta kergelt jutuks, et neid piiranguid ikka tikub liiga palju olema, et see kammitseb inimesi kätest. Ja ma loodan, et minister ükskõik, mis valdkonda ta juhib, tekitab sellise nõukoja, mis regulatsioonid võiksid nüüd ikkagi veidi lõdveneda, et inimesed tunneksid, et neid usaldatakse. Usalduse teema tähendab. Aitäh. Jaa, Valdor, suur aitäh. See tõesti on siiralt hea mõte, et kindlasti vajavad ka teised valdkonnad kõige selle läbivaatamist.
Ma ei tea, kuidas teil, ausõna, ei tea, kuidas teil, aga minu meelest oli väga huvitav päev ja tõesti ettekandjad ja need mõtted, millega siia täna tuldi, väga paljud neist on juba hea tõuke, ma loodan, andnud edasisteks mõtete vahetuseks ja aruteluks. Ma tahan korra juhtida tähelepanu siis foorumis, Astra-teadlase foorumis, kui sa ei tea, kus see on, siis sa tegelikult tead, see on seesama aatrium, milles sa enne olid, kus pakuti kohvi ja pakuti lõunasööki. Seal Astra-teadlase foorumis on juba kohe hetke pärast avatud, minu arust, ma ei tea, kas toimub ka pidulik avamine, toimub ka pidulik avamine, täpselt visualiseeritud lugude näitus, minu lugu, meie lugu, mis toob esile sotsiaaltöö eriala ja inimeste lood, kes on kujundanud selle eriala tähendust ja arengut Tallinna Ülikoolis ja ühiskonnas laiemalt. Nii et olge head, saage sellest osa ja väikese õhtuse rõõmupaketina on valmis pandud ka tort. Nii et veel kord, kes siis eile sotsiaaltööpäeval seda ei saanud, näen kohe, seal 2 tükki taga tõusid kohe püsti, nii kui tort öeldi. Väga hea, siis järgige nende eeskuju ja nautigem siis ühes heas seltskonnas seda õhtustorti ka. Suur aitäh, et tulite ja terve päeva siin koos veetsite. Kohtumiseni järgmisel sotsiaaltööpäeval. Edukat tööaastat kõigile!